näita neile kermo, kuidas otsa peale saada. Rahvas laulge kaasa kogu Eestimaaga, näita neile kermo, kogu Eesti elab kaasa. Tere tulemast tagasi RM Racing Estonia kanalile. Eelmises videos ma üritasin tagumist osa korda teha. See ei õnnestunud mul väga. Siis ma filmisin teise video. Küll ka kõik pidurid, värgid, särgid, uued pidurid. Kõik krutisin paika ära ja tegin isegi mingi test drive ja sõitsin tõuksiga mingi mööda. Ja siis mul sai telefonil mälu täis. Või õigemini Google Drive'il sai mälu täis. Ja siis ma mõtlesin, et tavai, et kustutab siis Drive'ist ära, et telefoni võib jääda, on ju. See siit kustutas mu kuradi telefoni mälus ka need videod ära. Nii et part 2 läks täiesti prügikasti. Panin originaalpiduri tagasi. Et see on põhimõtteliselt täpselt sama, mis see punane, mis pooleks läks. Aga ta on väiksemate klotsidega. Tänases videos siis ma ei teagi. Tahaks teha nii, et see asi kõiguks nagu edasi-tagasi. Ma näitan teile, mida ma mõtlen täpselt. Vaatame, kas laagritel on lihtsalt mingi mustus vahel. Kas mõni mutter ei ole korralikult kinni, mõni polt ei ole korralikult kinni. Või siis peame lihtsalt määret juurde panema. Asub siis asja kallale. Niisiis, aga kuna mu kaameral ehk siis telefonil sai aku tühjaks, siis ma ei tea, peab kolima siia oma tegemised. Ja siis ma käisin, ostsin Poofi siuksed kohvrid. 1 ja seal üleval on veel 2. Ja panin igasse, panin siuksed mutrid sisse ja mugav leida. Kui siukse kaulaga sõita, siis on vaja neid varuosi ikka päris palju. Nii, ja esimene asi, mis on vaja teha, on see, et see värk on vaja alla saada. Nii et teete nii, ja siis ühe käega niimoodi, lasete alla kukkuda seal. Super. Nii. Kurat küll see laadja. Väga hea. Nii, ja nüüd on vaja see lahti kruvida. See ja siis see tagumine siin lahti kruvida. Ja need peaks olema kõik 5-6 kanniga. Ma oleksin kiima. Uje. Aha. Nii, ja kui mutrid on lahti, siis nagu näete, on olukord väga lõdva. Seega on vaja otsida või võtta kõik veel jäänud jupid küljest ära. No vaadake seda. Vaadake seda määret. See on nii äge. Miks see on tšuke on? Täitsa päris, see on vesi. See ei ole hea märk. Et vesi sees on. Ma sõitsin sellega talvel. Ja tõenäoliselt on sellest veas siin päris kõvasti vett sisse läinud. Ja siin all on auk ka, mis seda vett kinni hoida. Nii et edu mulle. Need laagrid on kõik roostas. Oho. Näete. Ja siis panete ellalt maha. Sest see klaasivahetus ei ole ka kõige mõnusam. Nii, ja siis ta on näha nüüd, et siin on ikka päris kõvasti seda vett vahel. Samas see... Kes teab, kuidas Stifrelli haiseb, siis see haiseb täpselt samamoodi. See ei ole meeldiv. Nii, nüüd meil on mingi väiksem kuuskant, ma pakun, et see on 2,5. Ja jällegi minu silmad ei valeta. Oot selle pointist me ei ole ka aru saanud, mis selle nagu point on. Kogu see aeg, kui ma seda, nii palju kui ma seda tõuksi lahti tulen, siis see on ainuke polt, millest ma aru ei saa.
tuleb see ära võtta. See on keermestopper. See on selleks, et su rool 360 kraadi ringi ei käiks. Ja nagu näha, siis see on... No, ta ei ole kõige hullemas seisukorras. Kui need väiksed, need jullad ära kullavad, siis tuleb ära vahetada. Nii kaua kui kokk. Ja nagu näete, siis mul on kõige puhtamad valged elanud ka jalas, sest siis teeme niisuguse esimese autriibu peale. Oi, püha. No see on mõnus. Nii. Ja näete, mis ma... Issand, mõnus haiseb. Nii. Nüüd tuleb võtta siit see vahe ja see kuradi värk ära. Tegelikult peaks mingi ajaloo koduseid tööd praegu tegema, aga tõuks on tähtisem. Super. See on siis laagri pealmine pool. Ja no see on päris kulunud. Ja siin on esimene laager. Vaatame, kas selle saab äkki kätte magnetiga. No muidugi see magnet võtab ju täiesti teisi asju, kui mul vaja. Kogu selle ratta alt ära. Vaadake seda. Mõnus. Aga töökindad on nõrkadele, nii et siit lugu. Ja kuna nüüd on juba käed mustad, siis ma võin selle näpuga ka välja võtta. Kusjuures see laager on päris ilus isegi. Kõik rullikud on nagu, käivad väga libedalt siin. Paneme siia. Nii. Ja kuidas selle laagriga lood on? Sest see tundub väga kõver siin. Kurat küll. See on ju raske ka. Nii. See laager on ka ilus. Või noh, ilus on nagu palju öeldud, aga... jah. Ja siis on alumine flanš. Mis asi see on? Mis asi see on? Mis asi see on? See on värv. Ma vihkan must olemist nagu. Pesemine tegi olukorra palju halvemaks. Nii et... Ma ei tea, kindad võiks ikka kätte panna. Töökindad on nõrkadele. Esiteks ma võtaks Blake Cleanerit ja puhastaks kõik siit ära ja prooviks selle flansi siit kätte saada. Nii, ja siin on nüüd kõik puhtad asjad, enamasti, nagu näha. Siis hakkame tagasi kokku panema seda kaadervärki. Ja selleks, et me saaksime kokku panna, läheb vaja seda väga haisvat määret. Ärge nuustage seda. Väidetavalt peaks -30 vastu pidama. Me nägime siin, niuke see -30 muutunud oli. Sellest, et me paneme siia seda määret mõnusalt niimoodi. See oli küll väga vale kruvikeere, millega määrida. Koristusmeeskond tuleb pärast. Nii. See on väga hea kruvikeere, millega panna seda. Tegelikult seda võiks üldse näpuga panna, mul täiesti pohhu. Nii. Paneme niisuguse ikka, meiselt, Pole mõtet siin mingi keerutada, on ju. Nii. See läks natuke valesse kohta. Ja see läks veel valemasse. Nii. Põhimõtteliselt paneme terve selle aluse täis, sest me näeme, et siin on millegi pärast kulumine toimunud. Kas midagi on liiga kõvasti kinni olnud? Ja siis masin vaatas nagu, et lihtsam on
metall vastu metalli käia, kui laagrite peal libiseda. No, seda ta arvaski. Aga miks? Vaat seda huisnaajat. Nii. Vaadake seda. See oli väga mõnus. Nii. Kas nüüd keegi mäletab, mis pidi need laagrid siin olid? Ma vaatan salvestust. Vaatasin üle vana salvestuse. See oli millegipärast nii pidi siin peal. Ja samas nagu mingit moodi on loogiline ka. Kuigi ta nagu jõle palju loksub siin. Et ma ei tea, äkki peaks selle teise vaatama, kas teine ka nii palju loksub. Aga loksub, siis on täiesti puhh. No loksub. Nii et jah, tegelikult on loogilisem, sest nagu raskus tuleb. Ja paneme taas kord väga mõnusalt määret. Seda on muidugi väga mõnus igalt poolt pühkida pärast. Puhtalt sellepärast, et kindel olla, ma panen veel ühe kihi veel siia peale ka. Maru ilus. Nüüd tuleb see panna siia peale. Ja mul läheb selleks 2 kätt vaja. Ohtalt määret. Märk, nii. Paneme laagri. Vist. Jah, kõigepealt läheb laager, siis läheb see peale, siis läheb see sisse. Ja siis läheb kunagi see, ja siis läheb see. Super. See peaks olema üks see asi, mis seda jõnksutamist ära võtab. Ehk siis näis. Kas on ka. Nii. Ja nüüd surume selle laagri siia vahele. Niimoodi, et igalt poolt enam-vähem võrdselt jääks. Ja just in case paneme veel määret. Nagu pole laagrit olnudki. Nii, nüüd on see. Surume selle siia peale kruvikeerega, sest mu näpud kardavad mustaks saada. See vajab natuke 2 käe tööd. Nii. Ma ei tea, kas see ei vita peale, aga põlvest käis räige kraks läbi. Selle, kus see laisb? Ja enne kui me edasi lähme, siis pakugi see, mis me paneme. Määret. Hinna kogus. Ja nüüd ma arvan, et see sälk võiks käia ette. Sest miks mitte. Nii, ja oot sellega on nüüd küll. See tuleb see täiesti just vahele suruda nii kõvasti kui jaksad. Nii, Julia sai sisse. Testime veel üle, kas on ilusti vahel.
loksumist veel omajagu on, aga see peaks ära kaduma. Aga enne kui me seda paneme määret. Nii. Ja nüüd läks väga imelik plastikütter, millele me ei pane määret. Ja siis läheb mingi kruvi. Täiesti õige. Kõik kohad on libedad. Nii. Mul on 3 kruvi üle ja mingi 1 flants. Ja mul ei jäänud oma arust ühtegi kohta vahele. See värk ei loksu praegu, kui pika kangi küljes ei ole võtta. Nii et ma võtan nii kaugel, et siiamaani on kõik perfektne. Nii. Nüüd tuleb see kõige lemmikum osa. Selle värgi kokku panemine. Niimoodi, et rool otsa jääks. Annetab panna ikka. Mis tuleb välja, et on kõige parem pool poos. Seda lihtsalt ei lähe rohkem. Sest sellega on väga kõvasti kukutud. Siinkohal sooviks tänada ühte inimest, kes selle tõuksiga esimese kukkumise tegi. Selle poldiga öeldakse, et pange mingi 10 Newtonit. Ma keeran nii kõvasti, kui käib praks, ja siis keeran natuke tagasi. No see on ju küll kinni nüüd. Vaatame, kas otsega on. Ja siis keerame teised 2 polti kinni. Nii, tõehetk, kas loksub? Ei loksu. Või noh, tegas veits loksub, aga see siit ei keera. See ei keera. Järelikult me peame midagi lahti keerama. Nii kaua, kui ta hakkab tööle. No mõistlik. Siis tuleb lahti keerata. Ahah, keerab. Vist. Vaikselt keerab, aga see on väga raske. Ja kuna see on Xiaomi, siis ei tasu loota, et ta läheb ajaga kergemaks. Nii et me keerasime praegu veerand pööret, nii et keerame veel ühe veerandi. Ops. Tahaks loota, et nüüd käib nagu päris mõnusamini. Kusjuures sellega võib isegi hakkama saada. No see ilmselgelt ei ole sirge. See on sirge. Ta ei lähe rohkem sirgemaks lihtsalt. Nii et ma panen kinni nüüd. Ja hakkan vaikselt palvetama, et see mind ära ei tapaks. Sest teades mind, ma püüan kohe selle 50 kilti tunnis kinni. See, mis me ennem keerasime, see vastutab selle eest, et meile see pihku ei jääks. Kang.
et kang pihku ei jääks. Nii. Ja nüüd läheb see sisse. Ja nagu näha, siis fuck. Siit on natuke määret läbi tulnud. Imbunud. Aga ei ole hullu. Fuck raisk. Mul on väga pikk päev olnud. Ja see tõuks teeb veel pikemaks jälle. Ja ma üldse ei taha seda proovisõitu täna teha. Või samas tahan, aga mul on käed ülisitlased. Ja ma ei taha, et mul lenks sitaseks saaks, aga samas ma katsusin ta lenksu juba, nii et ta saan nii sitane juba putsi jälle see pask kukub. Ja siis ma lähen kooli, siis seal on keemiaõpetaja tahab kodutööd näha ja ma ütlen, mul ei ole kodutööd, sest mul olin käed öö läbi õlised. Sest ma mingi remontisin terve võtsa seda paska. No natuke veel. Okei, ei lähe rohkem. Mul on hea uudis, see ei loksu enam. Ja mul on halb uudis. Mingi siuke pass tuli lahti siit. See ei olnud enne lahti. See krõksuski. Ma mõtlesin, ma tekitasin lühise kuskil. Üks viga lahendatud. Nii. Toimuvad on mingid väiksed finishing touchid, koristan siit ära ja siis lähme proovisõidule. Tahan munni näha, näita neile kerma. Näita neile kerma, kuidas otsa peale saada. Rahva saame kaasa, kogu Eesti maaga. Näita neile kerma, kogu Eesti elab kaasa. Näita neile kerma, näita neile kerma. Näita neile kerma, kuidas otsa peale saada. Rahva saame kaasa, kogu Eesti maaga. Näita neile kerma, kogu Eesti elab kaasa. Väga hea on. Üldse ei kolis enam. Natuke ujub, selles suhtes, et kui keerata, et siis natuke ujub, aga muidu täitsa okei. Pane beat tagasi, saatke tona, pange ona. Peaaegu tuli 40. Peaaegu. Toivad ühe käega üle siit. Nagu naksti. Lebo. Esimene proovisõit on tehtud. Tänan, et vaatasite ja kohtume järgmises videos.